Nii. õpetaja kuule, üks küsimus. No, Mis on see taimer, kus on 2 võrdusmärki? mis asja? No 2 võrdusmärki, selline tööle, kus on nagu see Kust ülevalt saab muuta neid 2 võrdusmärki. Sa mõtled nagu siin on 2 jah. No praegu on öeldud see, et kui aeg on suurem või võrdne kui 10, mitte aeg, vaid see väärtus, siis ta laseb läbi. Kui see on pandud võrdub, siis on täpselt 10 voldi puhul ta laseb läbi. Aga siis tuleb väga täpselt see 10 volti nagu saavutada. Tihtipeale see 10 volti on nagu väga raske seal selle väikse keeratava asja peal saavutada. On mõttekas ikka panna nagu kas suurem või väiksem. Näiteks kui te panete, et kui see tagumist osa ei ole, et täpselt 10 voldi puhul ta laseb elektri läbi, aga te keerate näiteks 10,1 või näiteks 9,9, siis ta ei lase läbi. Kui te katsetad, siis on väga raske nagu täpselt seda vahemikku panna. Mõttekas on ikkagi panna suurem või väiksem. See on lihtsalt nagu keeratav selle asja pärast. Nüüd näete äkki või? Jaa, nüüd näeme. Miks sa nendest tegid pilti? Nii, 10 minutit aega jõuame. Et põhimõtteliselt, nagu te saate aru, see, mis on, proovin keerata kuidagi õigeks. Ei tööta. Nii. Te saate aru, et see, mis on punane, see on nagu õppe eesmärgil. Et päris maailmas ühendatakse andurid ja lülitid kõik siia nagu klemmide alla. Sest päris maailmas seda punast osa nagu ei ole, on olemas see keskmine kast. Siis näete, siin on selle, keerake oma pea kuidagi natuke paremale. Näete, siin on... Ikka parema. Ma ei saa keerata millegi pärast. Nii, oota. Kohe. Nii. Läks suuremaks. Et näete, siin on olemas nende klemmide all nagu nimetused 00, 01 ja nagu 7 välja. Et need on need kohad, kuhu need lülitid on nagu või ühendatud juhtmetega. Ehk siin on see common nii-öelda pluss ja siis teiselt poolt on mingi sisend. Päris maailmas on ka niimoodi, et teil ei ole seda punast plaati, teil on ainult see nii-öelda kontroller koha peal. Ja kui te nagu tegelete selle kontrolleri nagu ühendamisega, seadistamisega, siis te peate aru saama, et näiteks 00 sisend on siis mingisugune näiteks lüliti. 01 on siis mingisugune andur ja nii edasi. Seda päris elus seda punast asja nagu ei ole. Ja väljunditega on täpselt samamoodi, et siin on lihtsalt väljundis ühendatud need samused leedid, mis seal punase plaadi peal. Päris maailmas neid leed ei ole. Te saate näete nende kontrolleri peal olevad väiksed tulukesed nende järgi orienteeruda. Et see punane osa, see on nagu õppimise eesmärgil tehtud paremaks või arusaadavamaks. Sest kui anda praegu õpilasele need nii-öelda kruvikeerajad ja ühendaksin nagu juhtmed korralikult taha, siis nagu poole aasta pärast see kontroll läheb lihtsalt prügikasti, siis lihtsalt keeratakse üle. Nii, ma vaatan veel. Näete, siin põhimõtteliselt on see interface X3, et põhimõtteliselt siia külge saab ka mingi järgmiseid asju juurde panna. Isegi kuskil nad on olemas. Aga põhimõtteliselt näete see tin liist. Samasugune liist on seal nii-öelda kilbis kuskil. Selle liistu külge pannakse kontroller. Tagasi. Ilus pilt. Ei keera. Kohe. Nii, progress.
ehk siis põhimõtteliselt päris maailmas on see ainult kontroller, mis pannakse kilpi sinna till-liistu peale ja sinna kontrollerisse tulevad igasugused nõrkvoolukaablid. Ja siis te peate need kaablid teadma, et need ühendatakse sinna nagu klemmide alla, mis on siin nagu kaane all peidus üleval ja all. Üleval on siis nii-öelda sisendid, all on siis väljundid. Ja nii lihtne ta ongi.